Aga nüüd me jõuame meie esimese päeva, esimese ploki viimase ja 5. ettekande juurde ja me räägime ikka veel metsamajanduse digitaliseerimisest ja palun siia Martin Tisleri. Ja, tere! Väga meeldiv on sellise auväärt publiku ees olla, et nagu ma saan aru, on meil aega ka veidi üle, siis ma püüan mitte väga kiiresti rääkida. Aga millega siis praktikud tegelevad ja kuidas otsime lahendusi asjade lihtsamaks tegemiseks ja nii edasi. Et selle ettekande põhiline autor on hetkel ise tegelikult puhkusel, Tõnis Tõnisson, aga ma siis püüan nii palju edasi anda ja ma loodan, et publikum ka saab aru. Et millest tuleb juttu? Räägime hästi lühidalt, millest me alustasime just metsamajandamise kavandamisel, mis on vahepeal juhtunud ja kuhu siis meie praegu oleme Tornatoriga jõudnud. Ja veidi ka kuhu edasi, et see siin kattub ka veidi nende teiste teemadega. Tornator Eesti, siin selle publikumul ei tohiks olla väga suur üllatus, Eesti suurim erametsaomanik, tegeleb metsamajandamisega. Mõned numbrid ka lisaks. Praegu istutamine käib, aga ka rekordaasta istutamise mõttes 1,8 miljonit taime maha. Ja praegu siis räägime sellest arendustegevusest, et kuhu me siis paneme ka raha tagasi. Kuidas me alustasime? Kuidas siis enamus siit saalist on alustanud? Vaatame korra veel seda kasti siit. Et 10 000 hektarit hallata niimoodi oli ikkagi ka, ma kujutan ette, mina olen veidi noorem juba, et ma olen näinud siin juba seda, mis on hiljem tulnud, et arhiivist ka veidike lihtsam. Aga kui juba andmekandjad ja serverid tulid, et see on juba pigem edasiminek, tarkvaraarendused nii ettevõtetel, riigil, GPS-massidesse, punkti määramine metsas olles, see kõik on abiks viinud, nutiseade, arvuti taskus põhimõtteliselt, no ja siis juba metsahaldustarkvara ka massidesse, see on meie enda Torna-äpsi kuvatõmmis, et tegelikult oleks võinud ju ka eraldi ettekande selle kohta teha, aga tõenäoliselt me räägime vähe täna. Ja nüüdseks ju olemegi jõudnud pilve peale, et siin on, et see samm on ka tegelikult olnud väga suur, et pilves kõik andmed igal pool kätte saadavad, me räägime enamasti inventeerimise andmetest siin ettekandes. Aga siis kus hetkel Tornator on näiteks oma lühiajalise 10 aasta tööde planeerimisega? Ütleme, et meil on andmed. Siin me oleme meelega valinud 2010 andmed. Vahel harva, ütleme, ostuga tuleb vanad takseerandmed. Et kui on uued andmed, seda parem. Aga need on siis inventeerimise andmed just. Siis kõigepealt, kui ta meie süsteemi tuleb, teeme väikse kattuvusanalüüsi. Et see on pigem ka hea arendus, et meil need eelise kihid on kohe kättesaadavad enda programmis, arvutab kaitsealused pindalad välja majandamismetsast, kui need seal on, ja lisaks veel paar kihti. Aga nüüd kõige põnevam minu jaoks on ikkagi see Torna-Simo modelleerimiskeskkond, mis kasutab siis ka Eesti Maaülikooli kasvukäigu mudeleid, veidi on neid ka timmitud. Et näiteks, kui meil on need 2010 andmed, siis see keskkond suudab kasvatada nad juurdekasvu ja kõik muud andmed tänapäevasesse aega. Et kohe ei minda uut kava tegema, et kui andmed on sees, et me suudame ta kasvatada järgi. Lisaks seesama keskkond planeerib juba ka raietööd ära, kui on näiteks harvendust vaja teha või uuendusraiet. Ja lisaks tänu kasvukoha tüübile arvutab välja ka juba metsakasvatuslikud tööd. Et antud kohas on Simo soovitus, et Simo on siis selle keskkonnas ikka meie enda lühend, soovitus planeerida mätastus ja kuuseistutus, ütleme peale raiet. Ja kõik see toimub taustal, et tavakasutaja, kes võtab meie Torna-äpsi lahti, tema näeb lihtsalt soovitust, et raie 2019, mätastus hiljem. Et ma küll selle rõhutan ära, et tema ei tee seda otsust, tema teeb selle soovituse, et lõpliku otsuse teeb ikkagi inimene maastikul, arvuti taga ja kasutaja otsus on alati ülem kui selle keskkonna otsus.
aga ütleme, suurte pindade haldamisel on ülipositiivne, sa suudad suunata ühte piirkonda oma tegevuse, et sul on selline soovitused ühes kohas ees juba. Ja kõik see, mis siin toimus, on tavakasutajale nähtamatu, tema näebki tegelikult juba seda, mis siin on. Ja selle mainin ka ära, et põhimõtteliselt ta teeb meil, eks ole, metsamajandamise kava 10 aastaks, planeerib tööd, juba ka uuendamisvõtmeid ja nii edasi. Aga riigile tuleb ikkagi ka inventeerimisandmed tellida sisse, et me ei saa neid andmeid metsaregistri uuendamiseks või metsaportaali saata, kuigi ütleme ka enamasti üsna täpselt. Ja mis veel, kõik see on kättesaadav ka mobiilis ja metsas, et see on meil, ei ole väga suur üllatus, aga tõesti suurepärane lahendus ja metsameestele igati abiks. Ja Torno mobiiläpp on siis teine äpp, mis on telefoni jaoks ja seal on näiteks lisaks veel sellel metsaeraldiste andmestikele ja võimalusele muuta näiteks ka töövõtjate rakendus, kus töövõtja tööobjektid on talle mobiilis näha, läheb kohale, annab info tagasi. Jälle neist kahest võiks ka rääkida pikalt. Mina vähem, näiteks Tõnis võiks rääkida veel pikemalt. Aga pikaajaline metsamajandamine, metsamajandamise kavandamine. Et selleks on meil programm nimega IPTIM, mis kasutab seda sama keskkonda, seda simuleerimiskeskkonda SIMO. Et see võimaldab meil kuni 100 aastat kasvatada vastavalt meie enda sisendile puistuid ette. Antud näites siin joonisel, ma ei tea, kuidas kaugelt näete, on 60 aastat meil võetud, see on vist on kõik kogu Tornatori pind, et kui me kasutaksime sellist sisendit, selliseid hindasid, diskonteerimise määra, raiemahtu, siis siin on, ütleme, see on raiemaht, siin on üks turberaia eksinud, aga IPTIM seda ei suuda ise panna, et selle on kasutaja pannud Torno äpsi eelnevalt. Et IPTIM seda ise ei kalkuleeri, et kui maastikul on vaja, siis turberaia on kasuks ikka. Aga hästi on näha selle joonise peal, et siin ülemised 3 puuliiki on lepad ja haab ja meie selline enda sisend, mis me oleme mudelile andnud, on see, et meie eesmärk pikas plaanis on nendest okaspuupuistud kasutada. Et see näitab selliste sisendandmetega kasutades. Et seda saab kasutada siis ka biovara hindamiseks, seda programmi, mida me kasutame ja ostu-müügi tehingutel. Et ta arvestab ka tuleviku rahavoogusi. Jooniste kohta siin. Viimane pilt on vanuseline struktuur Tornatoril. Ei ole ka mingi üllatus, et ei ole stabiilne ja ühtlane. Aga ütleme, et see võiks olla see keskkond, millega me suudame, kuna Eestis üldisena on suhteliselt vanuseline struktuur paigast ära, mitte ainult Tornatoril. Aga see on see keskkond, millega erinevad sisendid andes me suudaksime seda võib-olla sirgemaks ajada, et kui me planeerime erinevatesse aastasse erinevaid mahtusi ja nii edasi. Ja see siin on tihumeetrid puuliikide kaup. Näiteks jooniselt et sellise raie mahu juures ikkagi 50 aasta pärast mahud vähenevad veidi. Aga mida aeg edasi, seda raskem on ka ennustada. Aga siin saab muuta seda sisendandmeid ja nii edasi. Aga jälle see loomulikult finantsinimestele või vara hindamisel oleks see suurepärane abiriist. Aga olgem ausad, et selle saavutamine, mis siin joonistel paistab, see nõuab metsas meeletut tööd. Meeletut seda uuendustööd, kõik õigeaegsed metsakasutusega võtted, et selle saavutamine on keeruline. Aga seda on hea näidata näiteks finantsaruande puhul ja nii edasi, et selline keskkond on olemas. Aga me ka reaalselt, eks ole, reaalselt ka seda panust vajame. Aga lähme siis selle juurde, roboti juurde. Et üks põhjus, miks meid siia kutsuti, et võtsime roboti omale tööle, eks ole. Keda me siin nüüd võrdleme kratiga, et kratt on ka, kes aitab oma peremeest, küll kraami tassida, aga ütleme mingil määral siis ka meie kratt. Ja kes on robot, et robotid on küll erinevad, aga meie selline definitsioon. Aga probleem, kõigepealt see, et kus igapäeval, et netiavarustes robotid tiirlevad ka ringi, et siin peab aeg-ajalt andma infot, et sinu puhul ei ole tegemist robotiga, sest neil on võimekus
teha päringuid ise ja väga palju. Aga milles seisis probleem, mida me lahendasime siis oma andmerobotiga ehk kratiga? Et kuu lõpus puiduostjatel tuli ikkagi kümneid ja kümneid puiduakte erinevates PDF-formaatides. Et ühele inimesele oli nende lihtsalt ridade sisestamine meie enda Torna appsi 1,5 päeva töö, oleneb kuust, eks ole, et tunde ikka läheb kõvasti sinna alla. Et selleks me siis palkasime, arendasime omale krati. Kõigepealt pidi selleks paluma puiduaktide saatjatele, et nad muudaksid oma aktide formaadi CSV-ks. Kuna CSV-d on kratil palju lihtsam lugeda, seal on konkreetsel real konkreetne tunnus, näiteks lepingu enda tunnus, et ta leiaks üles õige koha, akti kuupäev, meil on ka see Elvise kood peab olema, sortimendid, et seal sinna saab ühte formaati panna ilusti ära, et kratt suudaks neid andmeid lugeda. Ja siis puiduostjad saadavad roboti enda Outlooki e-maili aadressile need puiduaktid. Logib oma kasutajanimega sisse ja tal on seal ilusti olemas. Ja iga päev kell 10 avab kratt oma postkasti, vaatab, kas seal on tema jaoks huvitavat informatsiooni. Selle ta tunnebki ära sealt CSV failides, õige koha peal peab olema õige number, siis ta teab, et sellega on tegu teda huvitava informatsiooniga, et ei ole mingi spämm. Suudab ka mitu faili ühest e-mailist leida ja nii edasi. Ja kuna ta tunneb ära kasutaja kuva ikoone samamoodi nagu inimene, siis on tal ka meil Torna appsi oma kasutaja nimi, oma parool, logib meie Torna appsi sisse, otsib sealt õige, läheb raiete moodulisse, otsib sealt õige raie, õige lepingu ja siis hakkab neid ridu sinna sisestamise. Tema teeb selle töö 2 minutiga ära, kui töötajal läks selleks 20 minutit pluss ühe akti jaoks. Nii, kui ta selle on ära teinud, siis ta saadab ilusti ka töötaja selle e-kirja, et töö on valmis, et kinnitamine jääb ikkagi jälle kasutaja teha. Teise raporti ta saadab raporti keskkonda, kus me saame roboti enda tööd kontrollida, et kõik ikkagi toimiks. No aega on, et siis ma võin, et esimene kuu tegi pooled aktid ära, teine kuu juba 100%, et seal mõni inimlik eksimus andme saatmistega oli. Ja nüüd alles 3. kuu vahetus on ees, et kuu lõpus need aktid tulevad enamasti. Aga võimekus, akti kinnitamine, sest ma räägin, selle teeb ikka kasutaja, vaatab üle, et kõik oleks õige, et päris kõike ei saa lasta ka teha. Aga nagu ma ütlesin, ta teeb 2 minutiga ühe akti ja tegelikult reaalset tööd kuu jooksul teeb tund aega meil see kratt, nii et seda potentsiaali, mida kasutada, on tal küll ja veel. Et kui töötaks 24/7, siis 0,14% kasutada on suhteliselt vähe. Et järgnevaks aruteluks ka selline huvitav punkt, mis on, et kui oleks võimalus, siis küll juriidiliselt ja võib-olla moraalselt selline mõttekoht, aga kui oleks võimalus anda mobiil-ID meie kratile, siis ta võiks metsaregistrisse minna ja panna, esitada teatisi nii kahjustuste kui raie. Et see on õpetatav. Kuidas edasi? Siin ma nüüd ei peatu pikalt ega ei ole ka väga ise selle ala mees nii palju, kui meil siin esimesed kõnelejad olid. Aga igal juhul näeme ka, et kaugseire just andmete saamise mõttes, et andmed on hästi olulised ka kõige selle eelneva jooksul, mis ma esitasin, et inventeerimisandmed on äärmiselt olulised ja kui kaugseire suudab suure andmevahte piisavalt täpselt edastada, siis see on nagu see suund, kuhu minna. Keskkonnateenuste andmebaas, pikselandmed, no mida me selle all mõtleme? Pikselandmetest oli ka veidike juttu, et see on seesama, et sul on teatud pind, millele sa suudad määrata mingi sellise, paned sildi juurde nii-öelda. Ja see andmebaas võiks olla siis väga suure, ütleme, Eesti metsaandmestiku kohta. Aga selle mõiste juurde ma veel tulen korra tagasi. Aga masinõpe käis ka enne läbi ja hästi lihtsalt, et mis masinõpe on, et kuidas õpetada. Ma tegelikult ise ka teda väga hästi ei mõista, et see on väga lai mõiste, aga ütleme näiteks, kui sa näitad kratile siin 1000 kassipilti, kus on silt juures, et nüüd on tegemist kassiga. Ja näitad 1000 koera pilti, et siin on silt juures, et siin on tegemist koeraga. Ja kui sa näitad seda 2000 esimest pilti ilma sildita, et siis ta võiks olla piisavalt võimekas ja saada aru, et tegemist on juba kassiga.
seal on, loomulikult on võimalik ta ka rumalaks õpetada, et ta paneb sulle, et see nüüd on 60% koer, 60% kass, näiteks kauba puhul. Kes teab? Aga on võimalik õpetada läbi masinõppe üsna palju asju. Või siis õpetadagi, kuidas teha vahet Chihuahual ja Muffinil. Et näitavad ka hästi palju pilte ja nii edasi. Aga jah. Et kuidas see siis metsandusse võiks puutuda? Et lisaks ortofotole meil on erinevad kihid siin Eestis olemas, eks ole. Ja esimeses 2 ettekandes tuli välja, et on veel, tehakse aina uusi andmekihte ja nii edasi. Et ma siis selle juures väga ei peatugi pikalt. Mis siin on? Siin ongi ju valevärvi orto, taimkate tihedus, kõrgusmudel. Ja kui me saaks kõrgusmudeli paremaks, oleks ju super, et saaks ka need madalamaid taimi sealt. Aga kuidas me siia need piksel-andmed sisse toome? Samamoodi, kui meil on siin ruudustik peal, igal ruudul on oma nii-öelda silt juures, et mis seal on. Sellest rääkis Tauri, et kõigel Eestil veel pole, aga kui suudaks igale ruudule panna siia sildi juurde, ütleme, et siia on kõrge puistus ja siin on näha, et see on okaspuu ja sellel oleks silt juures. Ja näiteks, kui me nüüd omalt poolt, meie siis Tornatoris, teame, et me oleme siia istutanud 2010 aastal kuused, et me paneme ka selle sildi juurde. Seal on 2010 aastat kuused. Ja kõik see info, kõik need kihid kratile selgeks õpetada, et mis on mis ja kus kohas, et kui ta mingi hetk hakkab ise neid kihte läbi töötlema, siis ühel hetkel ta suudaks, ja kui ta on piisavalt palju õppinud, suudakski öelda, et peremees soovitan nüüd vaadata seda kohta seal metsas, et seal võib olla vaja teha üks hooldusraie. Et kui ta teab, et siin oli kuuseistutus 2010, siis võiks olla noorendike hooldust soovitada teha seal. Et siin selline suund võiks olla. Seda ma mainis, et on võimalik ka rumalaks õpetada kratti, et see on nagu selline keerulisem teema juba. Aga lõpupoole minnes, enne kui ma selle viimase mõtte juurde ütleksin ära ka selle, et lõpliku otsuse metsas ja maastikul teeb ikkagi inimene. Et mina isiklikult olen seda meelt ja ka meie, et metsamehe saabas peaks ikka kinnistul ära käima. Mida rohkem, seda parem, kui on aega. Aga selline suuremahuline andmetöötlus ja andmeanalüüs võiks jääda modelleerimistarkvara või krati hooleks, et see oleks suurte mahtude puhul igati pluss. Ja mis veel lõpetuseks, et töö läheb edasi ja ma usun, et me näeme see seltskond siin ja ka ühiskond laiemalt, et väga põnevaid asju ka metsanduses toimumas. Aga üks asi siin on siis, üks asi, mis näiteks võiks MAK 30 raames tulla teemaks, et kui praegu saadaksegi andmeid ametlikult, kasutades siis metsakorralduse juhendis seda väljavõtet, siin on mõned kohad. Ja lihtsalt jälle, kui arutelupunktis on aega, et kui asendada need punasega sõnad siin võib-olla selliste sõnadega, et mõeldagi selle peale. Et nii, aitäh teile! Ja taas kord ma kutsun üles häid kuulajaid esitama küsimusi, kas või see eelviimasena kuvatud slaid, see võis ju küsimusi tekitada. Kas tekitas? Chihuahua slaid. Ei, ma mõtlesin seaduses mõningate sõnade asendamine. See oli korraldamise juhend, see oli isegi seadus, aga see on arutelu koht. See on kaugseirega seotud ja Seni, kuni kuulajad mõtlevad ja võtavad julgust käe tõstmiseks, ma küsin ise, kas kratile võiks selgeks õpetada ka näiteks selle, et kui metsas on kusagil, ma ei tea, looduskaitsealuse kotkapesa, et nii, et sealt hoia eemale? Jah. Oleks ikka, kui sul on olemas see piisav andmebaas ja ta tunneks ka ära, ütleme, ortofotolt mingi muutuse veel parem näiteks drooni pealt, et siis märkab ka inimene. Ma arvan, et loodusväärtusi samamoodi peab, aga see peab olema talle piisavalt hästi selgeks õpetatud. Näiteks, aga ütleme, kui me räägime näiteks tormimurdudest ja nendest, et selle ta peaks veel kergemini ära tundnud. Ma olen ise teemaga ei ole nii sügavalt kokku puutunud, aga neid võimalusi on tõesti palju, mida nii-öelda masinõppega oleks võimalik teha. Aga ma kuulen, et laudades juba väike sumin tekkis, ikkagi ma saan aru, et laudades teil tekkis küsimusi kuulates seda ettekannet, aga esitage neid küsimusi palun kõva häälega ja avalikult palun. Meil on aega.
ei pea erikohtlemist tegema, et teised ei saa. seal ma näen, tõusis käsi vasakul. Ikka Andres Talijärv, Erametsaliit. Et eile oli väga põnev üritus, kus Kaur tutvustas oma viimaseid andmeid metsatakseerimise või õigemini tulemuste kohta ja seal tekitas väikese poleemika just see juurdekasvu küsimus. Ma vaatasin sul see 7. slaid, kus oli nüüd modelleeritud seda, teie seda metsatule. Äkki saad selle 7. slaidi kuidagi ette manada? Nii, läheme siin veidi aega. Tuleb lihtsalt tagasi minna, ega muu ei otsast. See oli see, ma eeldan. Ja, et kas seal nüüd see mahu või juurdekasvu rida ka kuskil jookseb, et kas see pika perspektiivi kavandamine, et mis selle perioodi jooksul võiks olla nüüd kogu selle territooriumi peale või selle ala peale nüüd see eesmärk, kui suureks see juurdekasv võiks minna, eks ole, et said see küsimusest aru või? Palun korda. Et tähendab, et kuidas see tagavara juurde kasvatamine seal nüüd selle modelleerimise käigus peaks nagu olema eesmärgistatud, et kui palju te tahate kogu selle platsi peale kokku siis mingisuguse perioodi jooksul seda juurdekasvu endale saada? Maksimaalselt oleks. Ei, nojah, aga see sama robot või kratt või kes seal siis on, et kui sa ütled, et mine too kott kulda, et kui suur see kott on, et siin on täpselt sama küsimus, et kui see territoorium on teada, et selle 100 aasta jooksul võiks kõik, kui pikk see periood on, et kui palju siis selle aja jooksul võiks see mets juurde kasvatada või palju see plats võiks toota? On küsimus, et kui palju võiks toota. Mina kahjuks sellele niimoodi vastata siin ei oskagi numbriliselt, eks ole, et ütlesin selle maksimaalselt. Ma eeldan, et sulle jäi silma siin see osakaal. Nagu ma ütlesin, et siin piisab ju paari faktori muutusest, et see joonis oleks juba teistsugune. Aga mida siin selle modelleerimisega silmas ei peatagi hetkel, ma lähen teise suunda, on see, et istutusmaterjali kvaliteet läheb aasta-aastalt edasi paremaks, et me suudamegi sellelt samalt hektarilt toota tulevikus rohkem puitu. On üks suund, kuidas seda juurdekasvu suurendada. Palun, küsige veel. Kas ma nägin õigesti, et enne oli veel üks käsi lisaks Andres Talijärvele kusagil keskel? Julgelt, palun. Ma saan aru, et laudades juba see ettekanne on tekitanud küsimusi. Aga tõepoolest, kui ei ole seda peale hakkamist küsida või tekkis? Ei ole tekkinud. Siis saate jälle küsida vaheajal, aga suur tänu, Martin Tischler. Aitäh.